Meiega on nüüd stuudios liitunud mees, kelle julgus katsetada oma välimusega on talle toonud väga palju tähelepanu ja ka omajagu kõõrdpilke. Tere õhtust, Marko Tasane! Tere! Ja Marko, omast kogemusest, et mis sa ütled? Mis on see, mis paneb inimesi viltu vaatama või halvasti ütlema, kui keegi tunnistab omal ilulõikuste tegemist? No võib-olla see, et nad tahaks ka, aga lihtsalt ei ole nagu raha. 2008 aasta, mis sa tegid endaga? Lõug. Otsustasin panna lõua, sellepärast, et ma ei olnud tol ajal profiiliga rahul nagu üldse, nagu ma olen nagu väikse kondiga või vaatasin mingit ajakirja ja siis Tallinnas hakati tegema neid, no ja siis oli mul aasta aega. Mis kommentaare sa said oma lõua kohta? No, sellised negatiivsed ikkagi olid. Ja tegelikult mingi sõbranna, kes mul siis too aeg oli, ütles, et issa, mida sa endaga teinud, et miks sa ei öelnud mulle? Ma annan selle inimese kohtusse, võta see ruttu välja, nagu see nagu ei sobi sulle üldse. Ja siis ma lasin ta välja võtta. Inimesed ütlesid tuttavad, jumal tänatud. See oli õudne. Kus teil nagu sisemine nagu tahtmine ikkagi tuli, et panna omale lõuaimplantaat? See on ikkagi väga suuresti oma enda näo muutmine ju. No too aeg oli jah, et ma nagu väga-väga kuulasin teisi nagu. Et nagu kui inimesed ütlesid, et sul on nagu lokkis juuksed, et sirgenda, siis ma koju jooksin sirgendama. Aasta 2003, kui ma otsustasin siis panna otsa ette botoxit, on ju, kuna ka inimesed jälle ütlesid mulle, et issand, Marko, sul on kartulivaod otsa ees, võtta midagi ette. Doktor ütles mulle, et teil on tõesti suured need vaod seal otsa ees, ma ei tea, mida te teinud olete. Ma olin vist siis ma ei tea, kas ma olin 23 või. Ja ta ütles, et palun, kui te imestate, ärge enam otsa eesist mitte kunagi hakake niimoodi, muidu teil tulevad tagasi nagu. Need nagu, siis ma nagu kuulasin teda nii, et issand, et ma pean olema nagu muumia nagu tegelikult kogu aeg. Niimoodi, ta surigi siis ära või? Aha, okei. Mitte ja siis võib-olla sellepärast nagu, et mul ei ole midagi tagasi tulnudki sinna. Sa oled igasugused emotsioonid endast välja lülitanud ja sellepärast säilidki nii noorena? No tegelikult ma käin trennis, ma ei joo, ma ei suitseta, ma ei ole seda kunagi teinud. Aga jah, et ongi see, et nagu aastatega on tekkinud enesekindlus kus juures. Et jah, et lased väiksed kortsud olla, kortsud lisavad vaid šarmi, nad ei löö veel alarmi. Aastate eest oli ka ühes meediaväljaandes juttu selle kohta, et jah, Marko, sul ongi suurepärane keha, olgem ausad. Ja öeldi, et Marko on omale pannud rinnaimplantaadid ja ka tuhaareimplantaadid. Vastas see tõele? See oli aastal 2008, kui siis proua Saagim otsustas valetada, et siis see aasta on meil esimesel kohal Marko Tasane, siis strippar Marko, kes lisaks lõuale laskis omale panna ka silikon rinnad, või need nagu implantaadid ja ka kujutage ette tuhaareimplantaadid. Ma siis vaatasin telekat, on ju. Ma olin šokis tegelikult sellepärast, et issa minne vale nagu, kus mul esiteks seda ei tehtagi Eestis ju. Mul oli telefon punane. Marko, kas sa tõesti nagu tegid selle või? Kas sa hull peas? Sa käisid ju trennis kohe, mis on nagu seda vaja teha on. Ja siis kuu aega vist ei olnud mul tööd, sellepärast, et kes ikka mingit silikoni konna omale tahab sinna. Aga siis me otsustasime teha meedias mingisugused artiklid, kus siis ikkagi tõestad, et seda nagu mul ei ole. Aga mis sa arvad, miks selliseid asju üldse kirjutatakse? Eks Saagim on ju selline teata, võib-olla tahtis olla huvitav, et mingi uus nägu on ju strippa Marko, teeme temaga pulli, on ju, teeme ta klooniks, on ju. Aga tegelikult see mõjus mulle toona päris halvasti tegelikult. Mida sa ütled nendele inimestele, kes praegu mõtlevad ennast kohendada, võib-olla nii, nagu sina seda tegid? Mida sa paned neile südamele enne seda, kui nad selle otsuse vastu võtavad? Ei ole vaja teisi kuulata väga, aga paratamatult, kui sa oled sellises eas, on ju nagu 15, 18 veel, sa kuulad teisi, on ju, mis just räägitakse. Et ei ole vaja nagu kuulata seda. Marko, ma väga tänasin selle vestluse eest ja jätkuvat julgust sulle. Aitäh!